Täna me oleme Maaülikooli spordihoones ja täna toimus siin ainulaadne rinnaksurumisvõistlus Elite Bench Press 2026. Tegemist on siis võistlusega, mis on selles suhtes ainulaadne, et ta on meeskondade vaheline, mitte individuaalne. Meil olid siin esindatud Eesti meeskond, Läti meeskond, Leedu meeskond, igast meeskonnast 6 liiget, iga liige esindas oma kaaluklassi ja pidasime maha ägeda lahingu ja selgitasime välja parima meeskonna ja tugevaima rinnalt suruja. Ma jäin väga rahule. Meeskond on lihtsalt nii uskumatult hea ja tubli, et paremat meeskonda oleks raske tahta. Probleemid lahenesid iseenesest. Otsused võeti vastu niimoodi, et mitte midagi polnud vaja üle vaadata. Super, lihtsalt nagu ideaalne. Meeskonna töö oli super ja see tegi selle korraldamise hästi-hästi lihtsaks. Kõik töötas nagu üks mees. Suur aitäh klubikaaslastele ja kõikidele toetajatele ja kes siin iganes meil abis käisid, et fantastiline meeskond lihtsalt. Üllatusi oli palju selles suhtes, et meie enda meeskonnaski paar meest on pikalt. Ardo ja Raiko on pikalt, eks ole, võistlustest eemal olnud, teinud väikese pausi ja nüüd siis see oli nende esimene võistlus peale väikest pausi. Põhimõttelt, et tegid väga kõvad tulemused, 240, Ardo surus, see ei ole üldse nagu väike number, arvestades, et ta rekord tipphetkel on 250 olnud. Super, ja lätlaste Katis Lepste, lihtsalt nagu ulmeline, 270 suruda. Ma ei küki isegi mitte nii palju, oleme ausad, ja mõni mees surub seda lihtsalt rinnalt. Ja leedukad, et nad tulid kohale siia, samamoodi nende meeskonnas Svajunas Tamulevitsus eelmine aasta surus Leedus 270 kilo ja ütles, et see on tema viimane võistlus, ta läheb nüüd ära pensionile, aga näed, tuli siia meie võistlusele. Eks see on nagu märk oma, et hea tunnustus tema poolt, hea tunnustus leedukate poolt, et nad nagu meeskonna kokku said ja siia meile võistlema tulid, et selliseid üllatusi nagu ja meeldivaid nüanssi oli kõvasti. Oli üllatajaid, korralikke tulemusi tehti, need on kõik nagu need, mis kõnetavad. I'm very proud of my team today. Everybody did the best, so we won the championship. Not championship, yes, it's cup. Oh, this organization was perfect. I think 10 from 10. The show was really amazing. I have competed a lot of competitions, and this is first or second place for this organization as a show. Yeah, it's really, really good. We hope next year will be the same competition. We'll come back stronger and win one, not by 1 point, but by 5 points. Yeah. Команда молодцы, старались, боролись мы. Мы решили вместе, что в следующем году мы сделаем реванш Латышам. Я имею очень много соревнований за спиной. Это начало СПФ, это Литва, Латвия, Польша, Словакия, Венгрия. В чемпионатах мира участвовал, в чемпионатах Европы. Я скажу одно, эта организация, все так сделано, что тут уровень такого, что супер, я лучше пока что не видел. Üldplaanis ma jäin tegelikult väga hästi rahule, et oli selliseid ootamatuid muutusi meeskonnas, kiirelt sai kokku nii-öelda pandud teised mehed, kes võib-olla ei olnud kohe valmis selleks, aga üldplaanis arvestades kõiki asjaolusi oli tegelikult, ma ütlen, et oli okei. Ta saab alati parem olla, me oleme olnud paremad, aga tihti see elu ei ole lihtsalt niimoodi, et kogu aeg kõik on head. Et üldplaanis väga hea meeskond oli ja tuleviku mõistes me saame kindlasti selle asja veel paremaks uuesti, et ei ole üldse probleemi. Visur, kur es esmu bijis, mums ir Latvijā Edgars, kuldīgā labi rīko, bet šitie, te var redzēt, augstākais līmenis, ļoti labi. Šis ir top 1 organizatoriskā puse, visi šitie ekrāni, viss tas šovs, viss, pirmo reizi šitāda līmeņa mačos. Arī Lietuvā, protams, tanī Iron Ritas, bet, šis arī ļoti super. Paldies! See oligi nüüd selline proovikivi nagu ka meeskonnale, et siin on meil sellised plaanid, et tuua klubiga Eestisse mingisugune jõutõste föderatsioon, on see siis GPC või VRPF, et me leppisime klubiga omakeskis kokku, et teeme ühe võistluse, vaatame, kuidas see koostöö sujub, siis me saame aru üleüldsegi, mida võistluse korraldamine tähendab, sellepärast et võttes kohustuse või võttes mingisuguse
vastutuse tuua liiga Eestisse, jõutõste liiga, siis sellega kaasneb ka vastutus läbi viia võistlusi. Selleks peab olema valmisolek, et tänane võistluse korraldamine oligi nagu selline meeskonna valmisoleku testimine, et nüüd me saame meeskonnaga arutada rahulikult edasi, kas ja kuidas me nagu näiteks sellega edasi lähme. Aga muidu iseenesest siin juba ideid on, et järgmine aasta siia samma võistlusformaati sisse panna jõutõmme veel näiteks. Et mingid ideed juba on olemas, mis järgmine aasta võiks olla, aga võtame ühe sammu korraga ja lähme sealt edasi. Üle varju ei hakka hüppama.